Kindel mees saate 21. osa. Ja täiesti maagiline, müstiline seekord, sest külas on ülimalt väekas, äge, maagiline, müstiline naine, keda siis võib ka kutsuda näiteks teaduse mentoriks ja kes tegeleb teadusega ja pean ausalt ütlema, et minu elus väga suurt rolli mänginud. Tere tulemast, Eva Liblik. Aitäh, Raivo, et sa kutsusid mind siia. Ma tahaks seda saadet alustada tegelikult sellega, et sind tänada kõigepealt. Sest täpselt 2 aastat tagasi muideks, aprillikuus, või isegi vaatasin eile muideks, 14. aprill oli see aeg, kui me suhtlesime ja ma võtsin sinuga ühendust, sest väga tugev sisemine tõmme oli ja ma teadsin, et ma pean tulema. Ja see on kindlasti minu elu üks suuremaid kvanthüppeid ja muutused olnud. Et lihtsalt tahtsin sind tänada selle eest, et see, mida sa teed ja see, mida sa oled siia toonud sellesse reaalsuses, et see on nagu tohutu muutus olnud. Kuigi see ei ole minu jaoks nagu lihtne olnud, aga see on tohutu muutus olnud ja ma ei oleks uskunud, ma täna hommikul kirjutasin päevikut endale, et ma ei oleks uskunud, et 2 aastat võib nii palju muuta ja 2 aasta pärast ma istun selle imese naisterahvaga koos siin saates ja me loome seda midagi koos. Et aitäh sulle, et sa tulid ja aitäh, et sa seda, mida sa teed. No aitäh sulle uuesti, sellepärast, et tegelikult on ju kõik üks, et sa ise tegid seda enda jaoks. Ja pärast jõuame siis selleni, kuidas see kõik üks on, võib-olla lähemale, kui me seda siin rääkima hakkame täna. Ma mäletan väga hästi, kui me sinuga esimest korda kohtusime seal eelkohtumisel, siis sa ei olnud veel päris kindel, väga tahtsid, aga et mida teed, mis teed mööda minna. Ja sellest on 2 aastat. Ma aega nagu niimoodi ei taju, aga päris huvitav, et see nüüd siis samal ajale sattus. See ei olnud ju planeeritud ilmselt, eks? No või siis oli. No või siis oli, aga tegelikult on kõik planeeritud midagi. Lihtsalt mitte inimese poolt. Ma olen sageli nagu, kui sind olen nagu vaadanud, siis mul on mingi tunne, et see ei ole päris. Et sa oled nagu nähtus, sa oled kui puhas maagia, mis on sündinud siia reaalselt. Mis sa oled mind naerma nüüd? Et huvitav, me oleme niivõrd palju tegelikult koos olnud, mingit moodi ikkagi, kas või läbi siis programmi, aga me ei ole selles elus, aga me ei ole päris elus kohtunud, eks. Ja samas, kui me täna kohtusime, siis oli kindel teadmine, et me tegelikult teame üksteist ja kindlasti ammu enne seda esimest kohtumist juba nagu teatud mõttes on ju. Ja mul on sama tunne. Ja samamoodi ma ütlen tegelikult nagu mitte tagasi, aga selle jätkuks, et sa ütled, et nagu nähtus, et ega samamoodi nagu sulle tundub minu osas, see tegelikult vastab tõele ka sinu osas. Ja mul on tunne, et me jõuame selle asjani täna sellest nagu rääkimiseni natuke, et mis mõttes inimest ei ole olemas. Ja see võib-olla siis avab midagi ka nende vaatajate jaoks, kes meid täna vaatavad. Ja et ma usun, et kõik, kes täna vaatavad, kui te päriselt olete kohal ja kuulate, mis siin saates täna toimub, siis ma usun, et te saate väga häid selliseid taipamise koode, mida endaga kaasa võtta. Et võib-olla see, kuidas ma küsiks ikkagi nii, et kuidas sa ise näed, kes seda ise täna oled? Et kuidas sa oled siia jõudnud? Ja, kuidas sa oled siia jõudnud? Sa oled väga huvitavas kohas. Väga keeruline küsimus sellepärast, et esiteks ma ei pea ennast inimeseks. Just. Nagu suurem enamus inimesi ennast peavad ja see on nagu väga selgeks saanud võib-olla just eelkõige viimase 2 aasta jooksul ka. Eks need minu ärkamised on nagu olnud ka nagu mingid sellised hüpped või nagu see toimub. Enamasti inimesed arvavad millegi pärast, et nende nagu enese teadvustamine või mis asi see ise üldse on ja nii edasi. Et see toimub kuidagi lineaarselt, et meid on õpetatud, et kõik asjad on nagu pidev kasv või ma ei tea, mis mingisugune sedasi jälgitav asi. Aga tegelikult meenutab see pigem nagu treppi, aga sellist orgaanilist treppi, et see ei tähenda mingit tagasilangust kuskile, sellist asja ei ole üldse olemas, vaid et inimesed nagu ärkavad, nad vajuvad unustusse, ärkavad nagu selgemasse olekusse, siis jälle natuke nagu unustavad, mida nad just kogesid teada said, omaks võtsid ja siis toimub selline asi, et okei. Siis ma muistasin ära, mis sa küsisid, kes ma olen? Kuidas ise näed ja kes sa oled üldse? Ma olen. No ma oma inimesest võin rääkida igasuguseid asju, aga ma ei tea, kas see on oluline tegelikult, et sa ütlesid siin mingeid asju, et teadustreener, et mida ma nagu teen, mida mu inimene teeb ja nii edasi. Kes ma olen teadvus, kogemas ennast läbi inimese, nii nagu kõik muugi on. Nii nagu kõik teised inimesed on, aga tegelikult ei ole nagu inimesi, vaid kõik on üks.
ja noh, ma saan aru, et sellest võib olla väga keeruline nagu aru saada isegi, inimesed nagu teavad seda, ma olin kuulnud seda ammu enne seda, kui see mul nagu kehas kohale jõudis. Aga see ei tähenda, et see nagu päriselt klikkis või et mu elu sellest muutus või et ma sellest olekust elama hakkasin. Ehk siis see küsimus tagasi edasi selle küsimuse juurde, mis sa küsisid, et kes ma olen, et päris ausalt ma tegelikult ei viitsiks sellest üldse rääkida. Jumala hea vastus kusjuures. No sellepärast, et ma arvan, et võib-olla seda kõige vähem inimesed tegelikult inimesi see huvitab, mul on nagu sügavam teadmine selles osas ja mõne jaoks võib see huvitav olla, aga kas see on oluline? Et kes ma selline olen, et noh, seda infot leiab kindlasti kuskilt, kes tahab ja siis nii edasi. Et võib-olla räägime mingist põnevamast asjast. Teemasid, ma usun, mis siin täna nähtavaks tulevad, on tohutult palju. Et, ma lihtsalt räägin oma lugusid ja natuke juurde, et kuna ma olen ju ise üle 16 aasta enesearenguga tegelenud, eks? Ja 8 aastat nagu inimestega tegelenud. Kui sina nagu pilti tulid, ega ma ei võtnud sind tõsiselt ju, sellepärast, et keegi tuleb ja hakkab midagi... Ei kusagilt. Ja ei kusagilt, eks. Ja siis mul tuli ühe inimese juurde kaudu info, et kuule, kas sa Eva Lepikust oled midagi kuulnud? No ja siis teise juurest. Ja lõpuks mul tuli mitmest kohast ja ma lõpuks ütlesin, et kuule, mul naine Kristel on ka muideks siin. Et Kristel ole hea, et vaata Evat, et mis ta sellest nagu räägib. Vaata sa ära, sa pead seda kuulama. Ja siis, kui ma seda kuulasin... No ma räägin seda, mis oli siis, eks? Ja siis, kui ma seda kuulasin, ütlesin, wow, seda ma olengi tahtnud kuulata, et see on tõde ja see on puhas. Ja siis ma nägin tegelikult ära, kui palju seda, mida ma olin nagu varasemalt enda sisse ahminud, ei olnudki tõde võib-olla, ka spirituaalsed õpetused võib-olla. Ja see selge teadmine, et see, mida sa hetkel nagu räägid, see nagu niimoodi resoneerub, et see on tõde, mida ei olnud ma varem mitte kuskilt kuulnud. Et kus kohas see sinusse tuli üldse või kuidas maandus sinu sisse? No see on väga huvitav esiteks, mis sa ütlesid, et ma kohe räägin sellest ka, aga see, mis sa ütlesid, et sa nagu tundsid, et see on tõde. Üks asi, inimesed loogikaga üritavad nagu leida, et mida on rääkinud eelmiste aegade filosoofid, targad mehed, naised ja nii edasi. Ja siis seda kõike süsteemi panna ja sealt nagu loogikaga tõde tuletada. Aga niimoodi võib jääda lõpmatuseni arutama, et kellel siis õigus on ja siis on see nagu selline väitlusklubi. Aga elu ei ole väitlusklubi. Me tunneme oma kehas ära. Meil on see võime ja see ei ole juhuslik. Et kuule, see on midagi sellist, mis teeb mind vabamaks. Tegelikult on tõe nagu omadus see, et see teeb asjad lihtsamaks, selgemaks, meid vabamaks ja millegi pärast meil on tõmme selle poole, mitte ennast vähem vabamana tundmise poole ja see on ainuke kompass, mis inimesel nagu peaks olema. Et see ei tähenda, et igasugused spirituaalsed õpetused, mida mina ka ennem, kui ma selle asjani nagu jõudsin ja selle avastasin ja leidsin ja kui see mulle selgemaks sai, et mis on ka lõputu, sellepärast, et me saame kogu aeg uusi taipamisi, kui me sellele avatud oleme, siis ma tegin läbi igasuguseid spirituaalseid nagu meetodeid ja tehnikaid, et oma elu paremaks muuta, sest ma arvasin, et mingid asjad on nagu kummalised natuke nagu korduses ja ükskõik, mis ma teen, need ei muutu. No see tavaline asi, mida inimesed kõik siin asja ajavad, on ju. Ja need ei teinud asja lihtsamaks, aga see ei tähenda, et need olid mõttetud, sellepärast, et iga korraga ma sain nagu mõnes mõttes välistamismeetodiga aru, et okei, see on nüüd jälle mingi jupp sellest asjast, aga see ei tee tervikut selgemaks, et kuidas see nagu puhtaks saada see pilt. Ja mul on nagu, ma arvan, et lapsest peale olnud see omadus, et ma kuidagi läbi teiste inimeste tagasiside koolis ja nii edasi ja panin tähele, et mulle sageli öeldi, et kui midagi ütlen, et asjad lähevad nagu lihtsamaks. Ja see võib-olla ongi see ühes lauses, kui sa küsid, kes ma olen, et siis see võtab selle kokku. Sa alustasid tegelikult üldse alguses ju EFT-ga. Terapeudina. Terapeudina üldse. Jaa, ma töötasingi terapeudina. Sa rääkisid seda lugu, mis mind ka väga paljuski nagu puudutas, oli see, et ma olin kuni 2015-16 aastat olin nii nimetat nagu ärimaailmas, eks. Lõin äri ja raha täitsa normaalselt kinnisvaras. Ja kui ma astusin sellesse maailma, nagu, mida nimetakse siis nagu spirituaalseks maailmaks ja hakkasin ka nagu tervendama ja tervendajaks või siis terapeudiks, siis ma kukkus nagu see raha nagu kokku. Ja mind väga tugevalt nagu inspireeris just sinu puhul see, et sa tõid selle vaimse maailma nagu ja rahamaailma nagu kokku, millest ei ole mitte keegi, mitte midagi nagu varem rääkinud. No vist väga palju ei ole vähemalt Eestis. No olid rääkinud, aga mitte sellisel moel. Üsna vähe on seda. Ja teine asi see, et ja just naisen, et ka uskumus, et mehed loovad ainult raha ja naised ei saa sellega üldse nagu hakkama. Mind tohutult inspireeris. Ei tohikski nagu, eks. Et mind tohutult inspireeris, et tõmbas just see, et sa julged sellest nii avatult rääkida ja samas ajal sa oled ehe ja sa elad seda, mitte ei räägi, et kuulge, ma õpetan teile midagi nüüd.
tehke järgi. See aeg on möödas tegelikult, et inimesed ju tunnevad selle ära, kui keegi kuskilt poodiumi pealt midagi räägib, mida ta ise ei ela. Et see nagu ei kõla õigesti või see tunne kehas ei ole see õige. Ma ei mõtle emotsiooni, vaid see tunnetus pigem. Siin on palju asju, mida inimesed segi ja võib-olla jõuame sinna ka minna. Vaatame. Ja kiire vahepõige saatesse, et tahame lihtsalt tänada kõiki, kes on vahepeal seda saadet jälginud, vaadanud, jaganud Kindel Mees podcasti YouTube'is, subscribe inud, et tee seda kindlasti. Ja eelkõige tahan tänada meie saate toetajat ecos.ee, et mine sinna lehele, vaata neid vägevaid toidulisandeid, tooted, mis aitavad sul elus palju kergemasse kohta jõuda. Aitäh teile kõigile! Lähme väekalt edasi. Mu enda elu oli täpselt ka ju selline, et see rahavärk, see on nagu oli kaootiline ja kuidas kellegi rahamuster on olnud, see on väga erinev inimestel. Siin ei ole mõtet otsida mingeid sarnasusi kõigil, aga kuhu ma siis järsku jõudsin, oli see, et ma sain aru, et ma olen nagu hoidnud neid kahte maailma pilti kuidagi nagu eraldatuna. Ehk et on nagu see meie füüsiline reaalsus, mida ma olin õppinud siis ümbritsevatelt inimestelt, mitte ainult vanematelt, eks ole, me õpime igalt poolt nagu kogu aeg, õimeme nagu svammid sisse, kui lapsed oleme, et kuidas see elu siin käib ja kuidas õnnelik olla. Ja siis oli nagu see, et mul oli kogu tunne, et aga tegelikult on ju, ma ei tea, kujutlusvõime piiritu ja seal on väga tore nagu igasugust asju kogeda, igasugust müstika ja sellised asjad nagu Kreeka mütoloogia, need on mind lapsest saadik juba tõmmanud ja see oli lõputu ja huvitav maailm, aga ma nagu ei osanud neid ühendada, sest ma ei teadnud, et neid on võimalik ühendada või et tegelikult mis ühendada. Need on kogu aeg üks olnud. Aga ma elasin ka selles, et et siin füüsilises reaalsuses igapäevaelus ma pean tegema midagi, elama teatud reeglite järgi ja siis on see muu asi, kus ma võin olla nagu selline, nagu ma tahan. Umbes nii, eks. Ja suurem osa inimesi ju elavadki sellises arusaamis, et on mingid asjad, mida nad peavad tegema, mida nad peaks tegema ja oma igapäevaelus, et toime tulla. Ja sa juba tead võib-olla ka vist, ma arvan, et kindlasti sa tead seda, aga ma mõtlen, et see tuligi sealt, võib-olla mäletad ka, et kui ma alustasin, siis ma tegin varjust valgusesse esimese pika kursuse ja see aitas inimestel nagu suunata oma pilk toimetulekult säramisele. Ellu jäämiselt nagu elamisele, sest ellu jäämine ei ole elamine. Just. See on elutsemine pigem. Sõnad alati jäävad väikseks, see on põhimõtteliselt lihtsalt surma vältimine ja tegelikult on, eks ole, et sa oled täiesti seal piiri peal ja ma näitangi asju tihti äärmuslikult inimestele ja sageli, ütleme võib-olla rohkem mõnikord on see väga ebamugav, aga see ei ole ebamugav mitte sellepärast, et ebamugavus ei tähenda, et see on halb. Ebamugavus tähendab lihtsalt, et see inimene on jõudnud oma tunnetuse või teadmisega nagu selle oma senise akvaariumi seinani ja siis see oli üks esimesi asju, mida ma EFT-d, meta-EFT-d õppides endale selgeks sain ja siis ta tunneb ebamugavust, sellepärast et väljaspool seda akvaariumi piiri seal seina taga on teadmatus. Me ei saa kunagi öelda, et me teame kõike. See on nagu kõik teadlasedki tunnistavad seda vähemalt nagu ausamad nendest. Ausamad just. Et nad ei tea kõike, okei. Ja me ei peagi kõike teadma, see ei ole kunagi olnud eesmärk, asi ei ole teadmistes. Ja lihtsalt inimene tunneb seda ebamugavust, sest nüüd hakkab midagi olema, milleks ta ei ole valmistunud, aga see on ainult meie see maine osa, mis ego, ehk siis ego ei ole mingi isekus, vaid ego on see illusioon eraldiseisvast inimesest. Ja see ütleb, et oot, stopp, et seal võib olla mingi oht, mis võib lõppeda surmaga. Aga see tähendab ka, et uued teadmised ja mis ei mahu praegusesse süsteemi, siis kõigepealt inimene teeb igaks juks edasi. Ja nüüd see, kui kiiresti ja millise kergusega on keegi valmis ja võimeline sellest ebamugavusest läbi liikuma, on, ma ütleks, et me oleme selle nagu ise valinud endale, minemata kuskile kaugemale sellega, aga valinud teadvusena. Ja see valik on siis see, et kui tugev on meie tõmme ärgata ja tõde omaks võtta, mitte lihtsalt teada, mis see on, vaid elada sellest. Ja mõnel on see tõmme ju ilmselgelt suurem kui mõnel teisel. Nagu mõni inimene ütleb, et mind tegelikult ei huvitagi kõik need asjad ja ega see ei tähenda, et ta ei ole väga nagu vaimne või et ta ei ole iseennast ei tunneks. Ja lihtsalt mõni inimene ütleb, et ta pigem elab illusioonis, kus on kõik turvaline, kui et kas see kõik ikka on nii, kui et ta avastab enamat. Ja üks ei ole teisest parem, need on lihtsalt erinevad. Ja ma mäletan nagu enda puhul küll seda, et see
nagu võltsidentiteet või ego ikkagi oli niivõrd tugev, et see nagu astumine oli ikka väga ebamugav alguseks. Aga ma näen ka, et see, mida ma selle 2 aasta jooksul ise võib-olla teinud olengi, et see pidevas nagu ka ebamugavuse elamine lõpuks nagu muutub mugavuseks isegi, et sa nagu harjud ära sellega või sa tuled sellest kuidagi niimoodi läbi, et see, mis varem on olnud nagu väga ebamugav, et see muutub nagu mingi hetk mugavustsooniks isegi. Sa laiendad seda kuidagi kogu aeg. Ma olen vähemalt kogenud sellist asja. Aga jah, kui ma sinuga nagu sattusin siis või valisin tegelikult tulla 3-kuulisele siis mentorprogrammi või siis kursusele, mille nimi oli Rikas Nomaad. Rikas Nomaad. Mis tohutult tõmbas just sama asi jälle, et kuidas oma raha uskumusi muuta, sest nende aastate jooksul ma olingi kukkunud ikka sellesse kohta, kus ma elasingi elujäämise režiimil. Niimetatud spirituaalses maailmas, eks. Aga see ei tähenda, et ei ole ellujäämiseks. Nagu ma isegi olin enne pikalt üldse teadvustamata seda. Sa oled isegi maininud samamoodi, eks. Ja kust tulevad need uskumused sinna sisse, et see raha on nagu vale ja umbes, et räpane ja rikast on mingid petavad ja mingid asjad, mis takid nähtavaks. Kust need tulevad? No kui sa vaatad ümber ringi, siis mida inimesed tarbivad? Nad võtavad ju infot maailmast, eks ole, kus keegi seda võtab. Ja neid lugusid ju räägitakse. Need on, ma ei tea, kui vanad need lood on, aga need on lihtsalt lood. Kuidas saab raha nagu must olla? See on samamoodi teadvuse loodud nagu inimene. Inimene on siis räpane või? Et mitte miski ei ole halb ega hea ja see võib olla šokeeriv, vaata, kes seda kuulab, halvaks ja heaks ja kasulikuks ja mittekasulikuks jagab asjad ego. Ehk siis, kes ütleb, et okei, see on meile ellujäämise jaoks kasulik, see läheb heasse kasti, see on ellujäämise jaoks kahjulik või mitte nii kasulik, see läheb halba kasti ja siis ongi hea ja halb. Ehk siis inimesed jagavad kogemused, kuidas nad, nüüd me jõuamegi selleni, et miks inimesed on nii hõivatud ja nagu infot täis ja segaduses, mida ma kõige rohkem võib-olla näen, et nad ei tea, mida teha oma mõtetega, miks need sellised on, miks nad neid muuta ei saa, mida teha oma emotsioonidega ja peamiselt need ongi, eks ole, ja nad ei tea ka, mida teha oma soovidega. See on nagu tegelikult kõik need asjad on nagu just selle jaoks, mille jaoks on mõeldud, on lihtsalt inimesed ei oska kasutada neid nagu seda, mis neis on, oma siis potentsiaali võib öelda või okei. Ja nad on sellepärast nii hõivatud sellega, et põhimõtteliselt oleks kogu aeg nagu stressireaktsioon igaks juhuks nagu valmis, isegi kui see ei ole päriselt sisse lülitatud, aga inimene siin võiks enda käest küsida, et me igaüks saab enda käest küsida, mitte teiste asja vaatama hakata ikka ennast, kõik asjad muutused toimuvad läbi enda. Et kui lõõgastunud ma üldse olen, et kas see on mu loomulik olek, et ma olen lõõgastunud või siis ma ei saagi nagu lõõgastuda päriselt. Ja lõõgastunud olek ei tähenda, et ma olen nagu ainult magan diivanil pool aastat midagi ei tee, kuigi mõni inimene saab seda teha. Et tegutsemisel on oma koht, aga enamasti tegutsetakse selleks, et vältida ellujäämist, et vältida et ellu jääda, et vältida surma, eks väike apsukas ja selleks, et kontrollida neid kogemusi, mida füüsiline reaalsus, ehk ma ütlen 3D selle kohta, lihtsam, lühem on ju, et kontrollida neid kogemusi, mida ma füüsilises reaalsuses saan, mis mulle tulevad. Suurem osa inimesi ikkagi üritab ju kontrollida seda, mis kogemused neile tulevad. Miks? Ainult selle pärast, et need on head ja halvad. Aga mis siis, kui kogemused ei ole head ja halvad, vaid kõik lihtsalt on? Just. Mis siis, kui lihtsalt on? Mis siis, kui kõik lihtsalt on? Siis kõik lihtsalt on ja see heaks ja halvaks jagamine tuleb sellest, et inimene on siis eraldatuse illusioonis ja ta mõtleb näiteks nii, mõtleme konkreetset näidet. Kõnnib mööda teed, vihma palju sadanud, suur loik on mingi hästi lihtlabane näide ja tal on seljas helemantel, tema läheb tööle või kuskile kohtumisele ja nüüd ta ainuke mõte on see, et jumala pärast märjaks ei saaks, et mingi auto must mööda ei sõida, mind ei pritsi. Kui seda nagu lahti muukima hakata, siis on lõpus ikkagi hirm ellujäämise pärast, kuigi see tundub naljakas alguses pinna pealt, aga kui seda nagu taandamist ülestanud teha, siis lõpuks jõuame selleni, mis vahet sellest on, mis siis sellest on, aga see on kuidagi halb mu ellujäämisele.
mis minust arvatakse, siis ma kaotan selle võimaluse, siis ma pean rohkem raha maksma ja nii edasi, keegi ei austa mind ja kogu see ooper sinna juurde, mis tegelikult on kõik muidugi täielik jama, sellepärast et inimesed lihtsalt ei tea, et see füüsiline reaalsus on nii perfektselt ja jumalikult õige alati. Ja selle asja mõte ei ole mitte anda meie inimesele häid kogemusi ja aidata vältida halbu kogemusi, vaid aidata meil ärgata sellest unest, et me oleme inimene. Miks me magame üldse? No sellepärast, et see on vajalik olnud selleks, et me saaksime ärgata. No kui minna nüüd nagu tagasi, eks siis see on üks suur küsimus, et miks on siis üldse need inimesed ja miks me oleme eraldatuse unes. Aga kui kõik on üks, siis see üks ei saa ise ennast kogeda. Või kuidas sa seda näed, kas saab? Ei saa. Okay, nagu me ei saa oma füüsiliste silmadega ise ennast vaadata ilma peeglita. Ehk siis peab olema midagi muud selleks, et me saaksime tagasi ennast vaadata. Noh, nagu torm ei saa ennast purustada, tuul ei saa ennast puhuda, vastu ja nii edasi, et kui me otsime seda kuskilt füüsilisest reaalsusest, me leiame igalt poolt näiteid, et see nii on ja sellepärast on loodud siis duaalsusteadusena ise selle lõime, et me saaksime ise ennast kogeda. See on puhas lihtsalt kogemise rõõm. Aga inimesed arvavad, et midagi on kaalul kogu aeg. Midagi ei ole kaalul teaduse jaoks. Ja nii, et sellega ei ole midagi valesti, et me ego saame sündides, vaid see on osa sellest mängust ja tantsust. Ja siis me kogeme seda eraldatust ja siis ärkame, tunneme ära tõe, selleks meil peab olema ka potentsiaal mitte tunda tõde. Ja see siis juhtubki, kui me sünnime. Et me vajume unustusse, meil on amneesia, me ei tea mitte midagi sellest, me oleme tegelikult Jumal ja ma ei mõtle Jumalat, et inimene on nagu siis üks inimene on Jumal üle teiste või midagi taolist. Jumal ei ole olend, Jumal on olek. Ja... Kas sa pead silmastama nagu teadus või? Jah, teadvus on Jumal, Jumal on teadvus. Mis sõna keegi kasutada tahab, üks ütleb suur vaim, eks erinevates müütides, loomismüütides on see erineva sõnaga, iga inimene kasutab võib-olla erinevat või enda jaoks sobivat sõna. See sõna iseenesest ei tähendab see, kuidas ta seda tunnetab või mis seal taga on. Kõik on üks looja, Jumal, üks teadvus, eraldatust ei ole olemas. Lihtsalt meile tundub see, et on ja kui keegi mõtleb, et kas ma olen siis sellest maatriksist, mis ei ole mingi halb ega katkine asi, vaid see töötab maagiliselt meil selle mänguväljana, kus me saame ärgata ja nautida füüsilist reaalsust ka oma viie meelega. Kas ta on ärganud või ei ole, siis väga lihtne on läbi selle küsida, et kas tajub teisi inimesi eraldi olevatena. Ja kui tajub, siis ta ei ole ärganud. Siin kuulates nagu, tundub kõik nagu nii lihtne. No, aga ongi. Tegelikult ju ongi, eks? Tegelikult ongi. Ma jõuan ikka sellesse kohta, mida sa tegelikult ka ütleme siis üks ühele või siis ka selles programmis me jõudsime varjuteadusesse. Ehk sa oled väga palju rääkinud ka tegelikult varjuteadusest. Ja varem rääkisin sellest rohkem ja varjust, kui sellest ei ole nagu varjuteadus otseselt. Ja samas oled ka rääkinud ka pimedusteadusest, mis oli minu jaoks see hetk nagu, kui ma olin nagu selles spirituaalses maailmas nagu valgus nagu natuke isegi hirmutav, et keegi tuleb, hakkab rääkima pimedusest rääkima, mis on siis kõige valgem valgust kokkuvõttes. Ja ehk valguse alguspunkt. Yes. Et võib-olla paari sõnaga nagu räägid, et sa oled seda teadust ikkagi väga palju nagu uurinud ja jälginud ja vaadanud ja töötanud sellega, eks. Et mis see siis ikkagi täpsemalt on, et kus see varjuteadus tekib ikkagi? On see siis kollektiivne teadus, mis siis läbi erinevate kogemuste, mis siis me ise endale siis alla laeme alateadusesse hakkame läbi selle siis ennast nagu väljendama? No kõik need alateadused ja muud jälle, need teevad asja nagu keerulisemaks, on ju, jah, need on seal, aga need kõik kuuluvad inimesele. Kui ma arvan, ma joonistan siia selle ühe pildi. Et me võime sellest rääkida, aga kas see teeb pildi selgemaks, räägime natukene. See asi siin, ma kohe näitan teile pilti ka. Need on väga sümboolsed kritseldused. Ja aitavad võib-olla natuke paremini mõista seda, mida me räägime siin. Kas me peame tõlke siia alla panema muidu? Ei, me saame rääkida sellest tõlkest. Okei, see tuli nüüd nagu kuidagi upakile, aga hea küll. Et siin on siis inimene ja loomulikult see naine olema, see on ka mees, aga vahet ei ole, kes ta on. Ja mida see kujutab, inimesed arvavad, et see on, selle antakse igasuguseid tähendusi, kuidas keegi seda mõistab, eks ole, ma ei kummuta kellegi arusaamist siin, ma lihtsalt näitan seda, kuidas mina olen näinud, kuidas asjad lihtsaks lähevad.
ja mida me siin teeme, kogeme, joonistan ära ja siis näitan paremini, nagu ütleme, mängime mängu nii, et üleval on pluss ja all on miinus, kuigi tegelikult loomulikult ei ole olemas üleval ja all. Sest kui sa mõtled, mis pidi me siis universumis oleme, siis see tundub juba naljakas, on ju. Lähed Austraaliasse ja täitsa tagurpidi. Et nagu universumil oli ülemist ja alumist poolt samamoodi. Noh, see asi ei ole nagu ühte pidi, on ju. Aga me oleme harjunud joonistama siin gravitatsiooni pärast neid asju niimoodi. Ja see on siis meie füüsilise reaalsuse kogemus, kus me kogeme need punktid siin peal tähistavad, kui me võime selle punktiiri jooneks teha nagu erineva sagedusega kogemusi. Ja tegelikult me kogu aeg ju kogeme erineva sagedusega kogemusi. Inimesed arvavad lihtsalt, et kui on nagu madalama sagedusega kogemus, et siis see on halb. Ei, see on lihtsalt madalama sagedusega kogemus. Ja kui olla ärganud olekus, siis sa ei koge seda halvana, vaid sa koged, et kõik on armastus. Ja ma ei mõtle mingisugust nagu lihtsalt ideed, vaid see on olek jällegi. Ja see ei ole siis see inimese emotsioon, armastus, vaid lihtsalt nagu võid seda näha ka valgusena. Jumalik armastus nagu siis? Kuidas? Jumalik? Jah, nagu nähtus. Võib seda öelda selle kohta ka või olek. No, siin ongi sõnad lähevad nagu natuke puudulikuks muutuvad. Aga tunnetada neid asju saab. Ja inimene nagu käib mööda seda. Ja nüüd inimesed meeleheitlikult, paljud, mõned siis vähem meeleheitlikult, natuke mõned rahulikult, üritavad püsida kogu aeg siin. Ja seda osa vältida, aga see ei ole kunagi mõeldud niimoodi olema. Kui me enam ei pea ennast selleks inimeseks ja see algab muidugi sellega, et mentaalselt nagu mõttes inimene saab aru, et okei, ma tegelikult ju ei ole inimene ainult, et minus on keegi ju vaatab, ma ju tajun enda inimest, järelikult peab olema midagi veel, kes on teadlik inimesest. Ja see ongi teadvus ehk tegelik sina. Mitte Raivo siin. Sul on Raivo, aga see ei ole Raivo. Ja see on, ma toon siia kõrvale ühe pildi, mis aitab seda võib-olla mõista ka nagu lihtsamalt, et mängime korraks sellist mängu, et teadvus, sina istud diivanil ja sul on ees ekraan, kus jookseb siis nagu arvutimäng või virtuaalreaalsus. Ja seal ekraanil sa näed Raivot toimetamas ja seal on tegelased, su naine ja kõik tegelased, kellega sa kokku puutud ja nii edasi. Ja see ongi see. Aga kui sa istud seal diivanil, siis sa oled ju teadlik sellest, et sa istud diivanil ja see siin on ainult üks avaldumine. Sinu üks avaldumine. Sa ise oled selle looja, sa oled kõik tegelased seal mängus, sa oled ise loonud kõik need asjad ja sa lased selle toimida. Või teine näide, ma räägin ka selle edasi, aga enamus inimesi on unustanud selle täielikult, et nad on teadvus ja nad on nii samastunud selle füüsilises reaalsuses oleva inimesega, et iga asi, mis kuna nad tõlgendavad neid teatud kogemusi nagu ellujäämisel ohtlikeks, siis nad on mõjutatud, nende olek muutub selle peale, mis toimub füüsilises reaalsuses, see on ju tavaline. Keegi tõmbab liikluses mulle ette, nüüd on midagi valesti, on ju, kas ma astusin vale jalaga voodist välja või mida see tähendab, mis edasi saab ja kohe projitseeritakse tulevikku või on lihtsalt mingi viha või mingi ärritus. Ehk siis see, mis toimub, muudab nende olekut, aga see ei ole kunagi mõeldud niimoodi olema. Ei ole kunagi mõeldud niimoodi olema. Tegelikult puhtas olekus 3D hakkab muutuma meie oleku peale. Sest et see siin on Jumal. Aga me ei muuda neid asju, mis on juba avaldunud, vaid me loome siin teadvuses. Ja see ongi puhas loomine, puhtast olekust loomine. Kui sa joonistasid selle silma, ma ei ole mitte kunagi selle kellegi rääkinud. Ma ütlen sulle esimest korda seda, eks. Kui ma teen sellise asja nagu praktikat, ma panen silmad kinni endale ja vajutan oma silmamunade peale, siis mul tekib kolmas silm, see sama silm. Ma näen seda siin enda sees. Ehk ta helendab minu sees. No muidugi. Ehk see sama tegelane. Ja see on tõsiselt. Ja ma olen nagu, ta aina rohkem nagu viimaste aastate jooksul, kui ma olen just seda tööd teinud, on ta nagu aktiveerinud. Ja ma nägin sellist pilti, kui omalt poolt võib-olla sa näitasid seda nagu seda 8 või ükskõik mis. Et ma olen sellist pilti näinud, ma olen nagu teadus keskel ja ma näen tervet oma elu ümberringi nagu rõngast. Ja ma näen, kui ma olen siin 5-aastane, 20-aastane, 70-aastane, 100, 110-aastane, kõik ühes hetkes praegult.
ja seda hetke näen ka, kui me siin istume praegult ja mul on võimalik isegi tundeid, emotsioone nagu siia muuta või värve muuta ja siis kogu see ring nagu muutus nagu ära. Et ma tajusin praeguse hetkes kogu mängu ja kui ma seal teaduse nagu keskel olin, eks, siis ma ei näinud ju ainult ühte kohta, ma nägin kõike korraga. Muidugi, sa näedki kõike. Ja ta nagu väga meenutab seda nagu, mida sa nagu rääkisid, see silm nagu jälgis, aga ma olin nagu see teadus selle ringi sees kuidagi. Ja ma nägin nagu absoluutselt kõike ja kõik oli nagu, sa ütlesid ka ju, et täpselt nii nagu olema peab. Ja kõik on nii nagu on, mitte midagi on valesti, eks. Ja iga kogemus lihtsalt nagu midagi näitas või andis nagu võimalusi ennast nagu kogeda ennast teisest aspektist. Just, et see nagu aga mitte ainult ennast kui inimest, eks, vaid ennast kui teadvust. Aga sa oled selle huvi pärast küsin, oled sa nagu mõelnud, et kes selle taga on? Selle taga? Kes see silma taga on? Silma taga ei ole midagi. See seal taga ei ole midagi, sellepärast, et silm ongi üks. Silm ongi üks. Ja see ei tähenda, jällegi me jõuame selleni, et see silm on eraldi sellest. Vaid see on ka silmaga üks. Kõik on üks, sest muidu on jälle ikkagi ju duaalsus ja nagu kaks. Kui kõik on Jumal ja Jumal on kõik, siis kuidas saab midagi olla väljaspool Jumalat? Just. Kus see siis on? Kui sa ütled, et see silm, kus taga? Kus see ees ja taga asuvad? Just. See ei ole nagu kahedimensiooniline see silm, kui sa sellest mõtled, vaid see on see. See on see, mille sa nagu see on kvantfüüsikat ja nagu väga teaduslikuks minemata, aga lihtsalt niimoodi inimkeeles ja lihtsas keeles võib mõelda nii, et sa oled lihtsalt osake ja nüüd see teadvusega ja kõik eksisteerib samaaegselt, kõik on juba olemas, me tegelikult selles mõttes ei loo midagi uut, me lihtsalt lõpmatusest otsustame keskenduda nüüd sellele ja nüüd, Raivo, sellisena. Ehk siis puhas potentsiaal, mis on nagu põhimõtteliselt mitte midagi, see pimedus, eks, kus kõik see valguse võib olla mida tahes, lõputu potentsiaal, sa otsustad, võt nüüd sellisel kujul ma avaldun sellisena. Ja tegelikult ei ole vahet, inimene on ka lihtsalt teadvuse avaldumine sellisena, ei ole vahet inimesel arvutil, ma ei tea, klaasil veel, kõik on lihtsalt teadvuse avaldumine. Aga inimesed arvavad, et suhte energia, siis on vaja seda puhastada. Siis on raha energia, siis on vaja sellega tegeleda. Siis on terviseasjad, nendega on eraldi ja niimoodi tehakse sahtliteks oma elu ja siis kõik need loomised käivad kuidagi eraldi. Ma ise otsisin ka algus niimoodi teemade kaupa kõike, kui nii ma hakkasin nägema, et tegelikult kõige loomine käib ühtemoodi. Ja sa lihtsalt teadvusega valid. Aga kuni inimene üritab seda siin otsustada, kuidas asjad avalduvad, ehk siis see, mida teadvuses loome, avaldub oma teed. Budismist on paljud inimesed seda kuulnud, et igal asjal on oma tee, tihti mõistmata, nagu mida see täpselt tähendab, eks, või mõistes osaliselt. Aga see, kuidas teadvusest miski siia füüsilisse reaalsusse avaldub, siin meil tundub olevat nagu ajaline mingisugune vahe, eks asjad ei tule nagu kohe hetkega ja ei peagi tulema, aga inimene tahab kontrollida seda, me rääksime sellest enne, mis pärast. Ja niimoodi ta ei lase sellel, mida tema ise teadvusena on juba valinud, kukkuda enda füüsilisse siis inimese jaoks, et seks inimene ka, tema inimene saaks kogeda, ei lase sellel kukkuda loomulikku kõige puhtamat ja otsesemat teed mööda füüsilisse reaalsusse, sellepärast, et tal puudub teadmine selles osas, tal ei ole usaldust. Kui paljud julgevad olla teadmatuses. Ma ei tea, mis järgmiseks saab, võib-olla aasta. Aga see on ju kõige parem, kõige suurem vabadus. Miks ma pean teadma? Kui ma surma ei ole mingi asi, eks ole tegelikult teadusseisukohast, siis, ja me kõik sureme nagu nii ühel päeval, me ei tea seda ju ette. Mõttetu kontrollida. Seega, see muutub nii naljakas, kui sellega natuke istuda, et mida ma siis üritan kontrollida tegelikult, et kui ma saaks teada, ma olen küsinud inimestelt seda küsimust, kui nad vahel nagu päris kinni on selles, et neil on vaja kontrollida, et kui sa saaksid praegu teada täpselt kõik, mis su praegusest hetkest kuni su surmahetkeni siin elus toimub, kui õnnelik sa siis oleksid? No mängu ilu ka ära ju tegelikult. Ma ei ole veel näinud ühtegi inimest, kes ütleks, et ta tahab seda päriselt. No just. Ja kui ta ütleb, siis ta muudab oma, minule ei ole öelnud keegi ütleb, siis see ei ole päris aus tavaliselt. Iga samm on teada. Jah, mis mõte selle kõigel siis on? Miks? Kus see seiklus siis on? Kus on see maagia, et ma näen seda iga korda avaldumine on erinev?
sest kordust ei ole olemas, kõik lihtsalt avaldub uuel viisil. Ja nüüd inimene üritab seda siis paaniliselt siin või endale võib-olla tunnistamata, eks ole, nagu mina enda arust olin väga väes teadlik või tegelikult sain aru, et oot, ma olen ikka täitsa nagu olnud mingis teises olekus ja see tundus lihtsalt naljakas ja väga, väga tore seda näha, seda avastada. Siis kui ma sellest lahti lasin, et ta üritab kontrollida, kuidas see asi talle tuleb, usaldamata, et sellel asjal on oma tee, ehk siis seda ego teed üritab minu tee. Ma tahan, et minu soovi mööda see asi tuleks. Sellepärast, et talle osad asjad teevad rõõmu, teised ei tee. Aga see on puhtalt sellepärast, et inimeses on lihtsalt lõpuni tundmata emotsioonid ja mingid lood, mis ütlevad, et üks on parem kui teine. Kas me läksime nüüd väga kaugele millestki? Ei, väga hea. 3 tundi rääkinud. Me jõudsime ikka väga hästi kohta, et tegelikult, mis minu jaoks oli ka tegelikult kõige suurem väljakutse ikkagi oma tunnete, emotsioonide nagu lõpuni kogemine. Eriti veel siis, kui inimkogemus ei oska seda nagu lõpuni teha, eks. Või otsike nagu seda põgenemisviisi siis, et mitte seda ebamugavust vastu võtta. Jaa, aga tegelikult ei ole emotsioonide tundmine ebamugav ju, kui me oleme lihtsalt õppinud oma emotsioone mitte tundma. Jällegi osa sellest mängust, mis on kõik loomulik, et see on, me oleme sinna läinud. Lapsed tunnevad, laste pealt on väga hea õppida. Nad on vähem oma selle egoga samastunud, eks nad on vähem unustuses ja nad on rohkem teadvuses kui täiskasvanud. Jälle kõik see on väga loomulik, et me selle unustame järjest rohkem, kui suureks kasvame. Ja nemad oskavad oma emotsioone tunda. Näiteks mingi teatud vanuses laps viskab ennast poes põrandale pikali, karjub elu eest, eks ole, elab oma emotsiooni välja ja minut hiljem on ta üliõnnelik. Kõik on korras. Ta ei räägi sellest, ta ei mõtle 3 päeva järjest, et aga mul oli siuke asi seal ja mida inimesed minust mõtlevad ja nüüd ma tegin sellist asja ja kus see juur on ja mida ma olen teinud. Et läheme tervendamise. Et see minuga juhtus ja mis minuga valesti on, et üritatakse inimest parandada, kui inimene ei ole kunagi katki olnud. Et selle asemel, et mõelda, et me peame kogu aeg liikuma kuskile. Me tegelikult ei liigu, tegelikult nagu pigem näeb see välja niimoodi, et jälle pilt on hea, eks ole, kaotsin oma pastaka ära. Siin. Pigem näeb see välja niimoodi, et inimene on paigal ja keha, mõtleme sellest niimoodi, ja see füüsilise reaalsuse ehk 3D voog tuleb meist läbi kogu aeg. Et see võib alguses tunda naljakas niimoodi, aga võib proovida isegi kõndida ja tunnetada, kuidas ise oled tegelikult paigal ja siis nagu see lint tuleb kogu aeg sinust läbi. Et tuleb ju mingi sündmus, mingi inimene tuleb vastu, sealt on alguses kergem nagu kogema hakata. Mul kliendid on päris mitmed, kellele ma selle olen andnud niimoodi, et tundnud isegi autoga sõites nii, nagu nad oleks paigal ja siis tee tuleb vastu ja see teeb asja. Ma olen ise muideks samat asja kogenud. Siis sa tead. Et tegelikult see ongi rohkem niimoodi. Tahaks ikkagi jõuda, mul väga nagu huvitab, mida sa selle kohta ütled, et see vahepeal see, mis nagu siis tekkis nagu spirituaalne valgusmaatriks või mida see nagu sa ütlesid, ka see kukub kokku? No kukub kokku, okei, tegelikult. Kas ta kukkus kokku või on ta kukku? Mis sa selle all mõtled? Ega me füüsiline reaalsus kuskil ei kao. Lihtsalt selles olekus, nii nagu see toimis ülihästi teatud ajani ju. Miks see vaja üldse oli? Sellepärast, et iga asi läheb nagu kõrgemasse sagedusse, teadvust suuremas plaanis, ma ei hakka siin lahti võtma, see on nagu siuke, kui nüüd mõelda, mida ju, see ei ole nüüd hea, oota, ma teen uue pildi. Mida sa küsisid? Et vaata, sa mainisid, et see valguse maatriks, kus me oleme siin ennast tervendanud ja ka pikalt, nagu mina olin ka olnud pikalt sees. Et kuule, et sa ütlesid mulle väga selgelt, et kuule, sul on aegselt välja tulla, et see kukub varsti seal kokku, et liigu nüüd edasi. Jaa, okei, ma ütlen selle teistmoodi vastuse. Pigem võib seda näha nagu teatud paradigmade komplekti. Et nendes paradigmades neid tõeks pidades ei toimi enam nagu see, mida sa ennem tegid. See, mida sa seni tegid. Sest varem ju toimis, eks, su elu oli hea, asjad toimisid ja paljudel inimestel oli see nii. Ja nüüd järsku me nagu tunneme teadvusena või inimestena, me tunneme seda survet, et on aeg ärgata ja see on loomulik protsess sellele, et on aeg ärgata sellest unustusest. Toimub nagu massiliselt praegu ümberringi maailmas vaadata, mitte ainult, et see spirituaalsuse ja vaimsusega tegelemise laine on juba ju eelmisel sajandil hakkas tohutult peale, eks massidesse läks. Ida tuli läände oma religiooniga, millega kõigega. Vaimsusega, aga nüüd on nagu inimesed, kes tahavad jääda nii-öelda unustusse, unne, sellega ei ole midagi valesti. Nad tunnevad rohkem survet
sellepärast, et nad ise on selle loomulikult niimoodi kodeerinud enda ellu, ehk neid katalüsaatoreid, muutuse katalüsaatoreid tuleb nende füüsilises reaalsuses rohkem, kus on siis ebamugavus, selleks, et nad hakkaks küsimuse alla seadma seda, et kuule, ma äkki ei ole ikkagi inimene. Äkki ma olen ikkagi teadvus, äkki on midagi enamat, mida ma ei ole seni mõistnud või omaks võtnud. Sa pead selle ebamugavuse all ka nagu see kannatus ja sellised asju nagu? No, minu jaoks ei ole ebamugavus kannatus sama asi. Kannatus on pigem see, et ebamugavus on lihtsalt kehas tunne, et nagu mingi nihe on. No minu jaoks ei tähenda ebamugavus ka paha. Ma püüan esitada inimestele nagu selgeks saada, mida sa selle all nagu mõtled, mis asi on nagu ebamugav? No seda saab igaüks ise enda jaoks vastata, sest üks ütleb, et ebamugavus on kannatus ja teine seda niimoodi ei taju ja ei tunneta. Et ma ei saa kõigile öelda, et kuidas keegi seda tunnetab, eks. Just, ma olen nõus. Aga selle samastamine kannatusega on lihtsalt mõte. Kannatus on see, kui inimene on vastupanus. Ehk siis mõtleme emotsioonist nagu toidust. Siis keegi ei mõtle ju, et kui ta on võtnud just mingi ampsu mingit toitu, sööki, et seda ei peaks mu kehas olema. Ma ei taha, et see mu kehas on. Tavaliselt on see mingisuguse haiguse või mingi tervisenähu sümptomid, kui meil siis ütleme lahti sellest toidust, eks ole, surume selle endast välja ühel või teisel viisil selle asemel, et seda loomulikult endast läbi lasta, protsessida, võtta sealt teatud ained ja ülejäänud välja anda. Aga tegelikult ega füüsiline, metafüüsiline on täpselt üks ja sama ühtemoodi. Iga kogemusega toimub sama asi. Me nagu distilleerime sealt seda teadvuse ühte aspekti, järgmist aspekti, kolmandat aspekti välja. Ja nüüd, kui me ühelegi kogemusele enam ei ütle, vaid võtame need kõik vastu ja märkame, et iga see kord, näiteks, lihtne asi, eks, naaber ei öelnud mulle täna tere ja nüüd ma ei tea, mis see tähendab, et kas ma olen teinud midagi halvasti, see on täiesti tavaline asi, mida inimesed vahel teevad. Hakkavad analüüsima, kas nad ise käitusid valesti, selle asemel, et lihtsalt mitte anda sellele mitte mingisugust tähendust ja kui temas tekkis mingisugune reaktsioon kehas ehk emotsioon tuli pinnale, siis teadvustada, et see ei ole seotud üldse selle sama sündmusega. See võib olla meie süsteemis juba, ma ei tea, lapsepõlvest saadik. Lihtsalt see sama kogemus aitas meil seda emotsiooni, mis oli seni alla surutud, nüüd tundma hakata. Selleks, et me saaksime selle nii-öelda vana toidu, mis kunagi sai ära pakitud, sest ohtlik oli, lõpuni nagu seedida, läbi tunda. Ja kui me laseme selle emotsiooni endast läbi, siin on üks oluline asi, ma kohe tõin välja, siis on sellega kõik. No vähemalt selle osaga. Siis see nagu puhastudki lõpuks nagu siis puhastud ära kõigest. Jah. Või puhastud ära kõigest. Jälle see ei tähenda ka, et emotsioonid on kuidagi nagu mingi mustus on ju või et meil ei võiks tekkida, meie inimene ei tunneks emotsiooni. No ütleme näiteks, teatud sorti rõõm on ka emotsioon. Keegi näiteks kiidab sind ülimalt. Su inimene tunneb rõõmu, see on ka emotsioon. Nüüd see ei tähenda, kui sa tunned seda rõõmu, et sa ei ole puhtas olekus. Puhas olek on tegelikult see, et sa ei pea ennast inimeseks, sa ei samastu isikliku teadvusega, vaid sa oled puhas teadvus, et sa oled kõik. Aga laenguta olek on nagu lihtsam mõista, et sa võid ennast inimeseks pidada, aga sa oled neutraalne selles osas, mis toimub. Nüüd keegi kiitis sind väga, võtsid selle vastu, tundsid rõõmu, emotsioon tuli, aga sa lased selle loomulikult endast läbi liikuda. See on nagu laine. Ma ei tea, ma arvan, et enamus inimesi on meres ujunud nii, et nagu laine on tõstnud neid. See on võib-olla nagu selline tunne. Ja siis, kui on mingi negatiivse sagedusega tegelikult pole olemas, eks ole, aga madalama sagedusega emotsioon, siis see võngub lihtsalt teistmoodi. Aga inimene mõtleb, et oi, see on nüüd halb. Mis juhtub on see, et võt seda on siin hea näidata. Näiteks on selline kummaline uskumus, mida ma näen mõnesid inimesi väljendamas ka, et õnnelik olemiseks on tingimata vaja olla õnnetu. Ma ei tea, kas sa oled seda kuulnud? See on mingi duaalsuse mingi teema või? No kas sa nagu nõustud sellega? Kas see tundub sulle tõde? Võib-olla kunagi küll, jah. Aga praegu? Praegult mitte. No täpselt, see lihtsalt ei tundu nagu tõene. Kunagi oli see, et ma pean, et muidu ma ei teagi, et ma olen õnnelik, kui ma ei koge, et mõnetu olen. Aga praegult ma ei tunne sellist asja. No ma arvan, et iga inimene on elus korra õnnetu olnud. Nii et järelikult on seal põhimõtteliselt tehtud, see on tehtud. Et mis see õnnetu olemine, see tähendab, see on nagu silt enda mingi madala sagedusega emotsioonide paketile, mida ta ei tea, kuidas neid protsessida või tunda neid lihtsalt. Ja siis ta paneb sildi, et okei, ma olen õnnetu. Õnnetu ei ole tegelikult emotsioon ju. See on nagu mingi olek rohkem, eks. Et see on see, et ta surub need emotsioonid alla, ei tea, kuidas neid tunda.
ja nüüd see on täielik müüt, et õnnelik olemiseks peab õnnetu olema, et noh, ma tõesti ei mäleta, millal ma viimati õnnetu olin, nagu mis see tähendab, see tundub nii naljakas. No see ei tähenda, et ma olen kogu aeg nagu mingisuguses forsseeritud või jõuga õnnelik olemises, pigem nagu loomulik rahu, neutraalne ja siis lihtsalt elu on ilus kogu aeg, sest elu päriselt on ilus kogu aeg. See on see, et taevas on tegelikult maa peal, aga me ei saa seda kogeda, kui me ennast inimeseks peame, sest me kogeme alati inimesena millestki eraldatust. Mul ei ole seda, sellepärast, et minu inimene praegu seda ei ole saanud ja siis midagi on nagu puudu. No, tegelikult see ei ole tõsi muidugi. Ja nüüd, kui inimesed hakkavad oma emotsioone tundma nagu õigesti, eks lõpuni, siis selle asemel, et võnkuda nagu mingi võnge, eks ole, ütleme, et siin on keskel mingi keskpunkt, kus nad tavaliselt siis võnguvad, siin on tal hea olla, siin on tal halb olla, siin on tema õnnelik, siin on õnnetu, hakkab see muutuma. Sest et meil on loomulik tegelikult pidevalt oma sagedust tõsta. Noh, mitte nagu, et iga päev niimoodi lineaarselt, vaid me tõmbume sinna poole, eks ole. Ja sellepärast ongi see põhjusega, miks me tahame ennast hästi tunda. Ja me lähme sinna. Nii et need inimesed, noh, tihti ma ütlen nendele, kes tulevad minuga töötama, kas mingis programmis või eriti, kes need nagu päris intensiivselt tulevad üks ühele, et rõõmutunne, kas nad üldse oskavad ette kujutada, nad tunnevad kas 10 korda suuremat rõõmu, kui nad seni tundnud on, või 100 korda suuremat rõõmu. Ja inimestel on väga huvitav, osadel on, mis on ka täitsa tavaline, loomulik, tekib vastupanu sellest mõttest isegi, sellepärast, et ka häid emotsioone inimesed ei suuda lõpuni tunda loomulikult, vaid nad suruvad need alla. No, näiteks on meil lapsena ju, võib-olla nii mõnigi on kuulnud või talle on öeldud, et kuule, ära naera nii palju. No, ära tunne rõõmu umbes. Ja, et mida sa siin kogu aeg naerad, et pildab pika ilu peale ja mingisugused muud toredad ütlused on ju. Ja siis me õpimegi sellest, et justkui nagu liiga tugevate emotsioonidega midagi valesti. Tegelikult ei ole. Lihtsalt need ei ole mitte selleks, et me neid välja valaksime, vaid tunneksime enda sees ja osa sellest siis tuleb ka loomulikult välja. Aga enamasti igasugused väljavalamised, noh, näiteks nende raskemate emotsioonidega tulevad inimese automaatsest, noh, sest ta on õppinud seda tegema vastupanust ja selle asemel, et seda kehast läbi lasta tunda, ta tahab selle nagu maha laadida, selle pinge. Kui on vastupanu ja siit tuleb see laine, siis tekib pinge siia vahele. Tohutu pingeaks, mida me oleme siis tundnud, kui me oleme olnud kõik seal kunagi. Ja selle asemel, et kuna ta ei tea, kuidas oma emotsiooni tunda, siis ta, noh, ma ei tea, karjub oma pere peale või mingi lemmiklooma peale või enda peale või kus keegi seda või siis kuidas väljendab. Igaüks teab, eks ole ise, kus ta seda teinud on. Aga see ei aita loomulikult, see on nagu hetkeline korraks ja noh, mis kõik see endaga kaasa toob, eks ole, et see on ka katalüsaator kellelegi teisele, aga see ei ole asja mõte olnud. Ja me jõuame väga huvitavasse kohta, et ehk selle koha nimi võikski olla, et siis puhtast olekust loomine. Et sa oled isegi, noh, võib-olla, mitte võib-olla, et sa oledki välja öelnud ka, et sa oled puhtast oleku loomise nagu mentor ja sa tegelikult õpetad, kuidas nagu päriselt nagu siis puhtast olekust luua. Mida siis see tähendab puhtast olekust puhtalt loomine nagu täielikult, et sa nagu lood seda, mida sa päriselt tahad siis elus kogeda või mida, mis selle taga siis nagu on? Et kõik, absoluutselt kõike sa võid ju kogeda. Ja seal polegi piire. Siin ei olegi piire, eks? Piirid kaovad täiesti ära ja sa võid igas hetkes ju valida, mida sa tegelikult tahad ju kogeda. Okei, teeme sellise nagu katse või mängu on ju korraks, et kui ütle mingist suvalisest asjast, sa ei pea seda isegi välja siin ütlema, mida sa tahaks kogeda, mis asub kuskil nii-öelda loogikaga mõeldes kuskil kaugel. On sul mingisugune asi? No kindlasti on ja ma võin seda sa võid ka see välja mõelda selle, on ju, see peagi olema midagi, mida sa päriselt tahad. No, kas või sama asi, way out there umbes. Et kogeda nagu selles elus ka tohutut rikkust näiteks. Ja, okei. Et see raha teema näiteks sama nii. Ja kui ma nüüd ütlen sulle, et võid panna silmad kinni või mitte panna, kui ise tahad, on ju, kui sa tahad seda teha, siis anna see endale. Siis kas sa nägid seda? Mingil kujul.
ma mingil kujul näen, et ma endiselt näen sellist asja, et ma annan, aga keegi ikkagi ütleb mulle, et see ei ole võimalik. No see on juba järgmine asi kohe, vaata, mis järjekorras sa ütlesid seda. Ma näen, et ma annan ja siis mingi aga. See ongi see aga ongi. Jah, see aga, eks. See aga on, see ei ole tõde. See aga ei ole tõde. See aga ongi see, mis on illusioon ja see ei ole kunagi olnud tõde. Ja see aga on eraldi teema, aga kui me sealt edasi ei lähe sellest agast, siis sa ju nägid seda, kas või mingit sähvatust. No see ei pea olema mingi perfektne wishboardi, mingi joonistuse pilt, nagu inimesed on harjunud tegema või mingi afirmatsioon, võimalikult täpne. Sa ei hüpanud ka püsti ja ei hakanud kohutavalt siin nagu mingit tantsulõõma selle rõõmu peale, on ju, mida inimesed arvavad, et peab tundma mingit tohutut elevust selle peale, et tunne loob. See on täielik müüt. Kui see oleks tõsi, siis inimestel oleks kõik need asjad juba nii-öelda käes, kui tunne looks, et nad üritavad olla selles emotsioonis. Mida inimesed teevad on, et nad üritavad luua inimesena, sest seda on õpetatud ja teatud õpetustes on lihtsalt valesti ja neid on mõistetud loomisõpetusi. Nad üritavad luua tundes sellest asjast puudust, mis on kõige tavalisem. Ma tahan seda. Et ma tunnen puudust sellest. Ja ka tahtmine on tegelikult teatud sorti puuduse tunne. Ehk nad üritavad oma 3D kogemust luua. Kõigepealt on ju, kus mul see pilt oli siin, nüüd ma sodisin selle juba ära, aga nad üritavad luua seda 3D kogemust. Siin on näha see silm siin nurgas on ju, niimoodi ei ole väga hästi näha. Nad üritavad luua seda inimesena. Siit ei saa luua, sest see on tegelikult minevik. Ja see võib olla natukene nagu šokeeriv mõne jaoks, ma ei tea, võib-olla ei ole üldse, paljud juba teavad seda. Olevik asub teadvuses, sellepärast, et mõelda kas või niimoodi. Enne kui me läheme hommikul hambaid pesema, inimesed ei teadvusta lihtsalt seda. Käib kas või väike sähvatus ära teadvuses, kujutlusvõimes ja siis me läheme füüsiliselt hambaid pesema. See tundub väga loogiline ja ma teen seda ise, aga me loome ka mitte ainult siis läbi enda selle inimese, kes peaks asju füüsiliselt mateeriat liigutama, toimuma panema, vaid teadvusena nii, et meile tulevad asjad sisuliselt kukuvad sülle. Nagu minule täna see kutse siia tuli, kukkus sülle, sest mul ei ole olnud ühtegi eesmärki, soovi, tahtmist kuskil esineda, ma lihtsalt saan neid kutseid. Mul ei ole olnud äriplaani, strateegiat ja nii edasi. Ettevalmistust. Jah, selleks, et ja siis toimub see ja see on selleks hea ja siis seda tavalist jada mööda. Lineaarkasvune välja. Ja mul ei ole ühtegi nendest asjadest, ma nagu näen mingeid hoopis muid asju teadvuses ja kogen ja asjad lihtsalt juhtuvad. Samamoodi ka raha loomisega. Ja. Et sa tegelikult ju oled ju päriselt ette näinud ka, kuidas sa oled seda raha ju loonud, eks? Et see see sama nagu ikkagi see sinu sisemine puhas maitse, mis ütleb, et sa tahad seda kogeda, sellist summat või ükskõik mis või mille järgi sa nagu liigud? Okei, no see on nüüd omamoodi lõks, et inimesed on niivõrd seostanud raha oma ellu jäämisega ja see tuleks kohe küsimuse alla seada, et miks ma pean kogu aeg mõtlema rahast? See võib tunduda vastuolulisena, aga kuna inimestel on nii palju laenguid, neid emotsioone ja lugusid raha ümber. Enamus, kus juures on, ma olen enda klientidega vaadanud. Proovi leida inimest, kes kordagi päeva jooksul rahast ei mõtle. Enamus, kes on ju raha teema, et ellu jäämise teema, et võib-olla see olekski nagu hea lahti võib-olla öelda, et mis see tegelikult on siis ikkagi. Ja sellepärast, et loogika ütleb meile, et teisiti, kui mul ei ole kõige jaoks enda raha, ei ole võimalik seda asja, mida ma tahan siis, eks ole, saada ja teiseks ma pean selle raha ise looma. Inimkogemuses. Nagu, et minu inimene peab selle looma. Ja see on üks väga kaval koht, sellepärast, et kui nagu kiiruga inimene vastab ja talt küsida, ma räägin mingitest suvalistest kordadest, mis on olnud, eks, ja igaüks saab enda jaoks tunnetada, kas see on nii, siis kui kiiruga küsida, kui inimesed küsida, kui kõik su soovid, mida sa iganes kogeda tahad, täituksid, aga sa ise ei maksa selle eest. Kas sa siis ka tahad seda? Siis, oi jaa, tahan küll, on esimene vastus on ju, osad jäävad mõtlikuks, aga mõned, kes kiiruga vastavad, vahel ütlevad, et tahavad. Ja siis, kui ma näen, kas ta ütleb seda, mis on tõde või ta kehas on midagi muud, et see nagu energeetiliselt, ma tunnetan seda, näen ja nii edasi. Ja siis et äkki mõtled uuesti, et kas see ikka on nii, tegelikult ja see on ikka parem, kui ma ise maksan. Mis on ju nii kummaline, okei? Et kui me saaksime kõik, mida me elus soovime,
päriselt kogeda ilma, et me ühtegi nagu eurot raha loome, mis sellega siis valesti on. Sinna kohe tulevad külge hinnangud, ebaõiglane, kasutan teisi ära, ma ei tea, mis kõik veel, kes ma siis üldse olen, siis ma ei olegi midagi väärt, noh, mis iganes inimeste lood sinna. Ja kõik on seotud sellega, kas minu inimene saab põhimõtteliselt seda gorillade asja teha, on ju, et ma olen nii äge tegelane ja panen asju toimuma, et mul on kontroll. Aha, ja, no see on alati on asi kontrollis, ego jaoks on alati asi kontrollis või siis selle kaotamises. Midagi on kaalul, minu tähtsus. Mul on täiesti ükskõik, kust see raha tuleb, kui mu ettevõte otsustab üks päev, et selle kaudu tuleb 0 eurot, siis mis vahet sellel on? See ei ole kuidagi seotud sellega, kes ma olen. Noh, ma mõtlen siis ammugi mitte sellega, mis ma inimesena olen, aga teadvusena pole ju mingit vahet. Sa aina rohkem siis ikkagi nagu alistud sellesse puhtasse loomingusse, kontrollimata see, mis nagu tuleb. No ma ei saa isegi öelda aina rohkem, vaid ma tegelikult olen kogu aeg seda teinud. Ja mingitel hetkedel, kui ma märkan, et mul ego valitseb, siis ma tean, mida sellega teha ja ma olen tagasi selles olekus, kus ma ei vaja kontrolli. Just, et vahepealt ikkagi tuleb. No aga see ei... Nüüd, kui inimesed mõtlevad, see on üks suur soov, mis inimestel on, millal ma sinna kohale jõuan? Okay. Millal see pull läbi saab? Millal see läbi saab? Läbiks kokku nüüd oma vahel, millal see läbi saab? Ja, no ma võin öelda, millal see läbi saab, siis kui sa ära sured. Noh, teatud mõttes saab läbi. No, aga siis ka ei saa läbi ju. No, me sure ju tegelikult ära. Ehk siis, ja mõned inimesed on ka sellepärast nagu stressis teatud mõttes on ju, et noh, nad tunnevadki, eriti need, kes on mingite spirituaalsete õpetustega rohkem kokku puutunud ja kuidagi nende mingite eelmiste elude, ma ei tea, kuhu nad kinni jäänud on, aga vahel on seda, et nad ütlevad, et nad ei tahagi selles kehastuses olla ja umbes tahavad ainult vaimuna eksisteerida. Noh, nad on ise, see on puhas ikkagi nagu mingisugune lõpuni tundmata emotsioon ja mingite lugudega samastumine. See ei ole tõde, sellepärast, et teadvus lihtsalt on, ei ole eelistusi. Teadvuse olemus on tõde. Teadvuse olemus on, noh, niipea kui sa ütled midagi teadvuse järel, on see juba nagu midagi muud kui üks. Selles mõttes lihtsalt on. Kõik lihtsalt on nagu kõige lihtsam asi selle kohta öelda, ilma et sinna järgneks midagi. No see on see I am, mida inimesed paljud osad mõistavad, osad ei mõista, mis see on. Kas sa oskad siia võib-olla meie saate kuulajate lihtsalt nagu hästi inimlikult lahti öelda, mida sinu jaoks tähendab surm? Sest enamus, noh, kes ei ole kokku puutunud, vaata, eks nad ikkagi tohutult kardavad ja nad ei elagi lõpuks. Tead, ma pean ausalt ütlema, et ma ei mõtle sellest peaaegu üldse. No sa oled sellega selles mõttes enda jaoks midagi nagu endal, ta on ju maandud, siis sa tead, mis ei see täpselt tähendab. No siis ma ei ole nagu keskendunud sellele, ma pean ütlema, et noh, ma ei mõtiskle iga asja üle, mis on, sellepärast, et mõtle lõpmatus, kui palju on asju, millele ma oma selle teadvuse kiire, millest ma teadlik saan olla, lõputu arv. Ja mul ei ole olnud tõmmet mõtiskleda surma üle kui sellisega, aga ma ei tunne selle koha peal ka mingit laengut, et võib-olla see on, okei, ma saan ühe loo siin rääkida, et jah, ma olen mingeid inimesi kaotanud oma elu jooksul, nagu kõik on, eks, ja mõned on olnud loomulikumad ja teised võib-olla vähem loomulikumad inimperspektiivist asja vaadates. Aga noh, siis sa leinad, teed selle asja läbi ja samas ma tean, et see on loomulik ju. Ma ei oska selle koha peal nagu nähtuse kui sellise eest nagu surma ees hirmu tunda ja noh, ma väiksena mõtlesin ka, et võib-olla isegi nagu kuni 20-ndateni või 25-ni, et kas mul on mingi nagu viga või, et ma nagu ei tunneta surma nii dramaatilise nagu teised, et noh, see tundus nii loomulik lihtsalt. Isegi see inimese vanana siit ilmast ära minek, et jah, seal nagu näeb välja inimesena vaadates seda nagu oleks kannatus, aga tegelikult ei ole kannatust olemas, see on asjadele vastupanek, mis tekitab kannatust. Ja aga ma mäletan seda, et kui ma käisin oma pojaga Maldiividel ja siis me mõlemal oli esimene sukeldumiskogemus, ma ei tea, kas sa tead vist seda lugu? Jaa, sa vist kunagi rääksid ka. Siis seal ma tundsin, et okei, ma ei saa seda asja nautida, sest mul tekkis nagu hirm teatud sügavuses ja me läksime päris sügavale, et noh, mu loogika ütles, et midagi võib valesti minna, ja siis noh, ma teadsin, kuidas need asjadega toimetada, et ma tegelikult tahtsin seda teha ja ma lihtsalt läksin kehasse, tundsin selle asja lõpuni, teadvustasin, et see on lihtsalt ju emotsioon, eks, ja tegelikult on see ju valik, keegi ei käskinud mul sinna minna. Ma tahtsin seal olla ja kuna ma nagu nii oma surmahetke ei kontrolli, siis noh, isegi kui ma suren, ma jõudsin täpselt selle olekuni ja see ei olnud mitte mõte, vaid olek.
isegi kui ma suren, siis ma olen täpselt siin ja selle inimesega koos, kellega ma tahan olla, teen seda, mida ma teha tahan. Noh, mis siis on? Ma kogesin midagi täpselt samasugust, kui ma tegin 2018 esimese langevarjahüppe isiklikult professionaalne. Ja mulle kõige suurem hirm oli see, et langevari ei lähe lahti. Mis sa arvad, kas läks lahti? Ei läinud. No see on ju loomine. Ja siis oligi see kogemus, et noh, esiteks mul nagu selles hetkest tegiks selge teadmine, et mis siis, kui ongi kõige parem päeva tänasest maailmast ära minna. Ja täna see, et tekkis tohutu rahu sisse. Jah, tulebki sügav rahu. Ja siis tuligi selge teadmine, et ma pean lihtsalt selle õhus ennast keerama jalgadega nagu lahti, et siis saaks maanduda siis sealt see kate, mis oli kinni jäänud allapoole ja täiesti rahulikult nagu tegid seda nagu ja siis läks langevari lahti. Aga midagi samamoodi kogesin, et ka mis siis, kui see ongi kõige ilusam hetk üldse nagu minna, eks. Et miks ma loon seda illusiooni, et see peaks nagu teistmoodi olema või mingi teine aeg või teistmoodi nagu, eks. Ja siis mul tekkiski, et see sama teadmine, et aga mida ma seda kontrollin praegult? Miks üldse? No kontrolli ei ole tegelikult, eks. Ja mida rohkem inimesed on tegelikult enamus seda kogenud, ma arvan küll, nii palju kui ma näinud olen vähemalt, et mida rohkem nad üritavad kontrollida seda kogemust, seda rohkem tuleb neid nii-öelda katalüsaatoreid, mis aitavad neil lahti lasta. Nii et lõpuks, kui sa lased lahti, siis asjad hakkavad nagu ise korda minema nii-öelda, korda minema selles mõttes, et see kaos, mis inimese üle on valitsenud, tegelikult kaos on lihtsalt jumalik ümberkorraldus. Meie lihtsalt ei näe seda inimesena seda asja vaadates, et ka see on kord. See tundub nagu kaosena, aga asjad lihtsalt liiguvad väga kiiresti. Ja see on hea ju. Siis ma kaotasin mõtte ära, et ta saab, kui ta laseb lahti, siis tihti need asjad hakkavad iseenesest ilma tema sekkumata minema just nii-öelda sinna parema poole, kasutame neid silte. Et jah, just see lahti laskmine. No nagu sulgi, eks ole oli. Ja ma olen, minu pool on see tõesti nagu olnud, et ma olen tohutult palju nagu elus nagu see minu üldsidentiteet, see kontrolli vajadus nagu, et nagu ma kontrollin seda, mis nagu hakkab saama või ma tahan, et nii asjad juhtuksid ja kui ei juhtu, siis on midagi nagu valesti, eks. Ma praegu kirjutan raamatut ja läksin teadlikult Prangli saarele, et täiesti välja astuda kogu süsteemist. Ja mida ma nägin ära, et ma ei suuda nagu raamatut kirjutada kontrollist ja mõistusest, eks. Et ainuke, kus see tuleb, siis on see, et ma nagu pidevalt lähen sellesse, mis mul seest tahab nagu tulla ja alistun sellesse kontrollivabadus. Ja kui ma saan sellega kontaktis, on nagu tohutult nagu joovastav kogemus. Et ma nagu teen nagu ette ütlusteks. Tuleb. Ja, see lihtsalt see raamat kirjutab ennast ise. Just. No, ja ma nägingi ära, et ma valisin sellepärast nagu minna, et lõpuks nagu maanduda sellesse, et ma ei pea seda kontrollima oma elu, et kõike seda, mis tahab nagu läbi minu nagu tulla, vaid pigem just see, et ma aina rohkem usaldan, aina rohkem ja need tehnikad, mida sa tegelikult ka mulle ju andsid, need tohutult palju on toetanud. Ma siiamaani teen koputamist ja ma ükspäev vist tuttavaga rääkisin, et ei tea palju ma nagu olen varju lahti ühendamist teinud. Ma arvan nagu tuhandetes kordades kindlasti. Just selles mõttes, et ma olen nagu ikkagi lahti ühendanud. Sa mõtled seda energia jooksutamist ja neid seda viisi. Tegelikult muidugi ei ole vaja koputamist. No just, aga mingi teatud hetkel lihtsalt ma ei osanud. Ja see ei tähenda, et ei võiks seda teha, et kõik need tehnikad, nendega ei ole midagi valesti, et ma ei vastanda kuidagi midagi. Nendega lihtsalt ühel hetkel inimene saab aru, nagu ma isegi kasutasin neid ja need aitasid mind väga palju selles, et ma olin lihtsalt ma ei osanud oma emotsioone tunda ja ma olin nende lugudega nii nagu rullis, et lihtsalt igal hommikul ärkad ja kuigi oled väga nagu inspireeritud, siis ei suuda tööd teha, sest sagedus on nii madal, tunne on nagu midagi oleks õudselt valesti. No kaua siis kestab. Ja siis sellised asjad aitavad ja terapeudid ja kõik asjad on omal kohal, aga ühel hetkel jõuab inimene või siis mõned meist jõuab või mingi osa meist jõuab selleni, et kuule, midagi on nagu veel, et see tervendamine, kõik see käib ju inimese ümber, eks. Ja see on teatud mõttes lõputu ikkagi. No lõputu tervendamine. Ja, kui sa pead ennast inimeseks, siis jäädki tervendama. Siis sa jäädki tervendama, sest et otsitakse juurt. Selle asjal ei ole juurt, see ongi mõeldud olema selline. Miks sa valisid selle ikkagi selle tee, et see vaimsuse raha kuidagi kokku panna, mis tegelikult ju on
nii mõnelegi, ma usun, et tundub täiesti nagu erinevad maailmad, mis tegelikult ei ole tõde ja tõde on see, et see tegelikult on üks ju. Oi, ma sain alguses igasuguseid kommentaare ja nüüd ma lihtsalt, ma ei tea, kas neid ei ole või ma ei märka neid, aga alguses oli päris palju inimesed väga pahased. Ja kriitikat tuli kõvasti, eks? Ja kõik oli minu enda heaks loomulikult, sest ma sain iga kord oma emotsioone puhastada. Ma nagu põhimõtteliselt ei kartnud seda, sest ma teadsin juba, mis on vari, et sellist asja ei ole olemas nagu oht, eks, ja kõik on lihtsalt see, kui ma võtan seda isiklikult ja ma teadsin, mida sellega teha. Aga et mis selle, ma ei tohiks üldse midagi õpetada, sest ma olen naine, siis ma olen liiga noor ja siis mingisugused asjad ja raha ei tohi ka üldse vaimsusega kokku panna. Aga see tundus nagu nii kummaline see tegelikult. Inimesed ei sea nagu küsimuse alla selliseid hinnanguid üldse, et miks siis? Ise ütlevad paljud, et tahavad maailma muuta. Loomulikult maailm ei vaja muutmist, maailmaga on kõik korras. Kõik on korras. Jah, lihtsalt tuleks nagu näha teistsugust reaalsust, kui mitte vaadata seda sama pilti kui teadvuses, siis eks ole, kui iga päev ei sobi. Kõigepealt tuleb midagi puhtasse olekusse jõuda, neutraalsesse sellega mitte põgeneda, see ei toimi kunagi. Ja sa küsisid, et kuidas ma valisin, aga ega ma ei valinud seda. Ma lihtsalt alistusin sellele, pühendusin täielikult sellele, mis mulle tuli. Et kui ma lõpetasin vastupanu, siis lihtsalt ma hakkasin seda tegema, mis põhimõtteliselt nagu Jumal mina liigutab mu inimmina. Ja asjad toimuvad iseenesest, et ma lihtsalt nagu, ma proovisin teha mingit teist tööd, eks ole, sest ma arvasin, et loogikaga, et see oleks see ja ma nautisin väga erinevaid ameteid ja oskusi ja mida kõike veel, aga ma nagu kogu oma vaba aja kulutasin selle jaoks, et uurida siis, kuidas see asi tegelikult käib, mis tegelikult toimub ja siis asjad läksid loomulikult ise siia, kus nad praegu on või et ma nagu ei valinud seda tegelikult. Me ei saa tegelikult füüsilises reaalsuses valida, me saame valida teadvuses. Ja see on nii vabastav. Ei ole mõtet jõudu kasutada. Kuidas see seal siis teaduses valimine käib? Kas see on ikkagi läbi sisemise kavatsuse või läbi otsuse või kuidas nagu näed seda? Ma õpetan seda oma liikmeprogrammides, et seda nagu paari sõnaga, ma ütlen seda paari sõnaga ka, aga siis saab igaüks ise seedida ja igaüks võib sinna vabalt ise jõuda. Eesmärk on ka see, et kes täna ikkagi tunneb mingit... Meil ei ole eesmärki, on ju. Eesmärk ei ole, aga tõmmet, siis on vähemalt võimalik... Siis nad tunnevad selle ära, eks ole, ja kes ei tunne, siis ei tunne. Et paljud tõmbuvad tagasi, ütlevad, oi nii imelik. Ja siis tulevad mingi aja pärast ja ütlevad, et nii imelik lähenemine. Siis ütlevad, et ma hakkasin tundma, et midagi siin ikkagi on ja hästi sageli on see nii. Nii nagu sinagi ütlesid, et mingi pimedusteadus ja enne on valgus olnud ja mis toimub, on ju. Pimedusteadus on lihtsalt sama see puhas teadus ehk mitte isiklik teadvus. Ma ei samastu oma inimesega, siis ma ei võta midagi, mis toimub isiklikult, see ei ohusta mind kui teadvust ju, sest see olen mina ise. Kuidas ma saan ise ennast ohustada? Kohe oleks nagu kaks asja, on ju. Oota, mis sa nüüd küsisid? Okei. Teadvuses loomine, kavatsus, mis sa veel mainisid, oli, kas oli veel midagi? Kas otsus või kavatsus on meil sellist? See on nagu otsus, aga tegelikult sa lihtsalt annadki selle endale teadvuses. Teadvus on kujutlusvõime. Ja kui vanemad ütlevad oma lastele näiteks, et kuule, mida sa seal kogu aeg oled kuskil ära, et tule tagasi maa peale, siis võiksid mõelda, mida nad teevad seda öeldes, et tule nüüd sellest lõpmatusest ehk taevast siia maa peale, unusta, et sa oled teadvus ja hakka inimeseks selleks nupuks mängus. Mitte, et see nupuga midagi valesti oleks, aga et unusta, et sa oled kõik ja samastu selle väikse osaga ja hakka kõike isiklikult võtma. Et keskendu ellujäämisele. Soovides head loomulikult oma lastele öeldakse seda, aga me õpime neid ütlusi ka nagu kordama lihtsalt automaatselt, kuna me oleme ise neid kuskilt kuulnud. Ja lõpuks samastume nendega. Ja siis me ei teadvusta, et mida me tegelikult üldse teeme, et vanemad ju samamoodi lihtsalt vanemad, ma olen ise lapsevanem, eks, ise seda teinud ja öelnud mingeid asju, et issand kui imelik, et nagu inimesed märkavad tegelikult seda, kes juba teadlikumaks on hakanud saama, et nad märkavad sageli nagu hetk hiljem, kui nad on käitunud kuidagi oma selle laengu välja valanud või öelnud midagi, mis ei tundu tegelikult neile nagu tõde või loomulik, siis nad märkavad sageli hetk hiljem, et see ei olnud nagu mina, kes seda tegi. Just. Ja ego valitses siis põhimõtteliselt nagu see programm jookseb. Eriti kui oled mingit laengus ja ütled midagi pärast nagu välja. Enamasti alati on mingi laeng seal, muidu sa ei tee seda. Just, reaktsioon ja laeng, eks. Sa ei pea üldse reageerima. Just. See ei ole enam reaktsioon, kuidas sa elad, vaid sa peab üldse reageerima. See, mida me inimene siin teeb, tuleb siis puhtast teadmisest, mitte nagu loogikast, on ju vaid järsku nagu eraldiseisev mõte maandub. Okei, näiteks
ma ei tea, tee nüüd see programm, noh, nagu mulle tuleb. Ja mitte sellepärast, et mis mu klientidele võiks rohkem meeldida, mis võiks hästi müüa, mul oleks vaja müüki luua, ma peaks midagi müüki panema, et püsida pildis või ma ei tea, mis iganes põhjendused see taga on, mitte ühtegi põhjendust ei ole. Sellel ei ole eesmärki. See lihtsalt tuleb nagu sinu raamat ja siis sa pühendud ilma, et midagi oleks kaalul ja see teeb midagi. Ma lihtsalt nagu naljaksin kuulata, et mida me kontrollime, tahab su käest midagi küsida, eks. Et mida nende inimestele nagu siis öelda inimkogemuses, kes planeet maad päästavad praegult? Ma ei tea, kus see küsimus tuli. See on väga hea küsimus, sellepärast, et mis meil takistab puhtas teaduses olla, on alati võib kuidagi üles leida selle, mõned inimesed on võib-olla mõelnud, et mida tähistab see, sellele antakse igasuguseid tähendusi lisaks veel, aga see kolmnurk, kus sees on silm, see kolmnurk selle silma ümber tähistab ohvri kolmnurka ehk siis draama, mis on illusioon, tundub meile alati nagu teatrietendus või midagi sellist, kuigi me ei nimeta seda niimoodi, kus on 3 rolli, on ohver, siis on see agressor või süüdlane, kes siis teeb midagi ohvrile ja siis on päästja. See on Hartmanni kolmnurk nagu või? Ja, ma ei tea, kas on, võib-olla küll. Aga seal on samamoodi pannud. Ja, okei, siis on see sama. Nii. Ja kui inimene päästab midagi või kedagi, siis ta usub, et keegi on ohver või miski, ehk siis miski on temast vähem, sest tema on nii vägev ja päästab nüüd seda. Alati on ju siis, et ma olen parem või kuidagi võimekam või väekam. Et kui teine inimene tundub talle ohvrina, siis ta lihtsalt ise tegelikult näeb seda versiooni sellest inimesest, kuigi ja ütleb, et näed, aga ta ju kannatab. Kuigi ta võiks valida, et ta näeb seda inimest tema kõrgemas olekus ja seal ei ole mingit kannatust. Pääs? Jah. Et inimesed ei ole ohvrid ju? Ei, ohvrid ei ole olemas, kui nagu rollis ollakse küll, on ju. Aga ma ise ohvri rollis olnud kunagi. Inimesed ei ole ohvrid ja ohvrid ei ole olemas. Ja maailm ei ole ka ohver. Ja maailm ka ei ole ohver. Et see on see sõnum teile nüüd. Et see võib tekitada ka palju vastupanu inimestel, sellepärast, et see on ju terve nagu... kogu süsteem. Ja kõik võime. Ja jälle, kuidas see on võimendunud, on selleks, et me saaksime teadlikuks, et see ei ole tõene. Kui me selle ohvri kolmnurga sealt ära eemaldame, et seda ei ole, siis on puhas silm. Ainult teadus. Nii äge. Nii lihtne ja nii äge. Lihtne, jah. Ja. Et tegelikult see kogu see loome ja teadus ongi ülilihtne tegelikult. Ja kõik oleme ju siis siin kuidagi. Mis saaks olla veel lihtsam, kui kõik lihtsalt on? Just. Ja. Mõnikord tekibki selline koht, et nagu sõnad saavad otsa, et ja vahepeal või need muutuvad ülearuseks. Ja vahepeal sa ütlesid ka, et mõnikord ka ei ole sõnu, et midagi nagu öelda. Või ei saagi seda midagi nagu edasi anda sõnadega. No ei saagi, sellepärast, et niipea kui ütled sõna, on sellel tähendus. Ja igal inimesel on muidugi erinev tähendus sellele, aga see kohe seob need nagu võtad ühe asja, võtad niidi, energeetilise niidi või teaduse niidi ja viid teise asja juurde. Okay. Selle asemel, et näiteks lastel ei ole alguses sõnu, nad lihtsalt kogevad puhast asja. Kas ei tähenda, et nad kogeda ei saa? Samamoodi inimesed arvavad, et neil on vaja oma emotsioone nimetada. Lapsed kogevad teadmata, mis selle emotsiooni nimi on, see takista emotsiooni tundmist ju kuidagi. Aga emotsioonide analüüs, emotsioonidest mõtlemine ja nende nimetamine ei ole emotsiooni tundmine. Nagu muusika on samamoodi, me ei saa panna, me võime nime panna muusikale, aga mida see ütleb? Vot see on see muusika, okei. Et rohkem tihti aitab see, kui inimesed mõtlevad, et oi, seda infot on nüüd nii palju ja siis tegelikult mida kõike teha sellega ja nii edasi. Kui asjad tunduvad keerulised, siis mõtle kõigest kui sagedusest. Kuidas see võngub? Kuidas see praegu võngud? Kas see võngud nagu neutraalselt või on sinus mingi kõrge võnge või madal võnge ja siis lihtsalt mitte jõuga ei muuda seda, vaid lased sellel olla ja see teeb oma asja, kuni see on muutunud jälle neutraalseks. Sa oled nagu siis alistunud sellesse oma loomesse ja loonud sellise ägeda asja nagu sinu see koduleht. Supreme Empires. Et selle alla läheb ka Koodinägija. Koodinägija on programm. Ja Supreme Empires on selle nagu bränd või nimi või mis maandus mulle ja ma olen seda ju muutnud läbi aja, nii kuidas ta ise tahtis muutuda. Ja siis Koodinägija on see esimene nii-öelda aste, kui inimene, kui ta tunneb tõmmet, kuhu ta saab tulla, kus ta saab õppida loomise 3 sammu. Ta on nagu lahti tehtud, kuidas loomine tegelikult toimub, kuidas me seda teadusena teeme. Nii et see on inimesele ka mõistetav. Tegelikult ei ole mingeid samme, aga me saame nagu näidata neid sammudena.
ja inimene loob kogu aeg, sellist hetke ei ole nagu, kus ta ei loo. Loob seda, millest ta teadlik on. Et kui sa ütled, et kas sa oled surmast mõelnud, siis noh, ma ei tea, kui palju mul sellest on vaja teadlik olla, et ma pigem nagu loon midagi muud või kogen midagi muud ja siis, kui ta tuleb, ega mul midagi selle vastu ei ole. Okei, et see koodinägi tegelikult on olemas ka mingid tasuta teemad. Koodinägi on tasuline. Tasuline kõik. Ja, aga mu portaalis on, kes tahab, siis saab sellega liituda, seal see Prime Empire, siis seal on mingid tasuta videod. Et need on tegelikult ikkagi ainult selleks, et inimeseks aru, kas see, kuidas mina neid asju nagu edasi annan, kas see toimib tema jaoks. Sest noh, mõni inimene nagu tunneb, et ei ole, on keegi teine tema jaoks, kõik on täiesti okei sellega, et sealt nagu sellega jõuab ainult teatud maale või see on pigem nagu maitsmiseks. Sa oled maininud ka, et tegelikult kõik on ju koodid. Et kõik, mida me ju tegelikult läbi puhta teaduse toome, see on ju kodeeritud mõnes mõttes ikkagi. Et kui me hakkame ju neid koode nagu nägema, siis on ka see ju Nojah, ja see on ka lihtsalt sõna jälle, et sa võid mõelda koodist nagu põhimõtteliselt energeetilisest valemist, mis ütleb, et puhtast potentsiaalist saab nüüd see. Okay. Ja kui on varjukood, me oleme rääkinud sellest, on ju, siis vari on põhimõtteliselt ellujäämisele keskendunud, eks ole. Midagi on kaalul, ohtlik, kõik need asjad kehtivad. Ja nüüd, kui see on nagu, kui me mõtleme inimese, mängime korraks, et me oleme siis inimesed, me ikkagi kogeme läbi inimese, me oleme rohkem nagu mingi emaplaat, kus on mingid ühendused ja nupud. Ja kui nüüd see kood, varjukood on aktiivne, sest need on seal, eks ole, aga need ei ole aktiivsed kogu aeg kõik, siis nagu lambike läheks põlema või mingi lüliti sellel emaplaadil ja inimene protsessib oma kogemust nii, et ta keskendub ellujäämisele. Selle asemel, et võtta see vastu ja näha, et sellele ellujäämisega midagi pistmist. Sest mis ellujäämine ütleb, et kui juhtub see, siis on see stsenaarium on see. Tegelikult on lõputu arv stsenaariumeid ja inimene näeb seda ühte. Ehk siis ta näeb selle reaalsuseks. Ta näeb ja ta ei usu, et midagi muud on võimalikult see ja ise loob seda. Ise loob seda juurde, eks? Sellepärast, et ta teadvuse kiir nii-öelda vaatab pilti, kus juhtub see. Okay? Langevari ei avane, juhtub see. Päris huvitav ja võib-olla sa oskad lühidalt öelda ka, et kui tõesti inimene täna tunneb hirmu, tohutult hirmu mingi asjadest, sa tead ise vaatad ümberringi, mis siin kollektiivselt nagu luuakse. Ma ei näe seda. Mingid erinevad hirmud. Mina näen teistsuguseid asju, ma näen ka teistmoodi, aga vahepeal keegi tuleb, ütleb näiteks mingisuguse asja, millest ma ise ei ole teadlik ja näed, et on tohutult hirmus nagu. Kas see on siis nagu, on sul nagu siis mingi... Oota, mis siis on, kui keegi tuleb ja ütleb? Põhimõtteliselt olen tähele pannud, et kollektiivselt on mingid hirmud näiteks üleval ja inimene nagu... Aga jätame selle kollektiivi nagu kõrvale, see teeb kohe asjad nagu puntramaks mõnes mõttes. Nüüd on terve kollektiiv, millega on vaja tegeleda. Et üks inimene tuleb ja räägib midagi. Ta kogeb mingit tohutult hirmu näiteks. Kuidas ta saab sellest hirmust nagu vabaneda? Hirm on emotsioon. Ehk siis see sama laine, mis tahab lihtsalt lõpuni tundmist. Et võtab lihtsalt vastu ja kogeb endale sellele lõpuni. Jaa. Põgenemata, otsimata mingit väljundit sellesse, või lihtsalt see keha, nagu sa oled ka rääkinud, kehateadus, et ma tulen rohkem kehasse ja kogen seda kehaliselt selle tunde emotsiooni enda sees läbi. Ja, näiteks inimesed kogevad seda, et nad tunnevad emotsioone lõpuni unenägudes kogu aeg. Ja siis on ju kontrolliv meil, teadlik meil vahelt ära. Me ei tea tegelikult unes olles, et me oleme see, kes me oleme ärkvel, nii-öelda see on natuke sama nagu vihje, nagu mis on, näitab meile samamoodi nagu inimene või teadus, samamoodi on ööuni. Me ärkame hommikul üles, me ei arva, et me oleme see tegelane unes. See tundub naljakas. Nii et kui ärgata nagu inimeseks olemise unes, siis see tundub samamoodi, et ma käin seal unes, aga see ei tähenda, et ma olen see. Päris huvitav. Et sellega võib kas või istuda juba, kui muidu see kohale jõudnud. Ja kust meil see mõte nüüd algas, see oli huvitav. Ma tunnen hirmu näiteks, et kuidas sellest nagu läbi ikka tulla? Ja tunda lõpuni, aga seda tuleb nagu õppida, et paljud ei tea, võib-olla keegi õpetab veel kuskil, kindlasti paljud õpetavad oma emotsiooni lõpuni tundma. Emotsiooni lõpuni tundmine ei ole analüüs, ei ole sellest mõtlemine, miks. Aga on vaja ka vahet teha emotsioonil ja lool. Sest üks asi on see, mida meel ketrab. Ja see loob samamoodi või käivitab nagu mingi, ütleme siis, tegelikult ma ei pane sinna mingit kollektiivset välja juurde, et see teeks asja segasemaks, vaid lihtsalt sinus ei ole mingit emotsiooni ja nüüd tuleb mingi, ütleme siis, inimmälestuste raamatukogust, võtab keegi raamatu lahti ja loeb sulle ühe lühikese loo, miks sa peaksid hirmu tundma ja see käivitab sinus hirmu. Et selline kole asi võib juhtuda, kuule, see ongi ju tõsi. Ma peaks tundma midagi selle peale.
ja kui inimene ei tee vahet lool ja emotsioonil, siis see jookseb nagu rullis põhimõtteliselt edasi lõputult. Tunneb, aga siis hakkab uuesti kuulama, et seda lugu arvab, et see on nagu tõene. Ja sellest loost tuleb lihtsalt lahti lasta nagu õhupallist, mitte nagu kuidagi majandada neid mõtteid. Aga täpsemalt seda, kuidas seda kõike teha, võtta ma aitangi inimestel ise teha seda. Kas sa oled nõus jagama mingit ka võib-olla kogemust oma mõne kliendiga, kes on mingi tohutu mingisuguse kvanthüppe läbi teinud või päriselt midagi ära muutnud? Kuigi ma tean, et sa teed seda kogu aeg. Nad teevad kogu aeg kvanthüppeid. Näiteks sellised asjad, nagu mida ma enne aitasin siis inimestel kõige alguses, kui ma hakkasin inimestega tööle, kui ma olin terapeut, ma aitasin neil foobiatest ja tugevatest hirmudest vabaneda ja see oli lihtsalt nii lihtne. See toimus mul loomulikult. Ja nüüd inimesed, näiteks koodinägijas on mitmed on ise ja meil oli Unconventionalis ka üks naine, kes ise ilma minu nagu otseselt, et ma nendega üks ühele töötaksin, aga ma juhendan neid seal grupis, eks ole, jooksvalt kogu aeg, kui nad tahavad, aga nad teevad seda ise. On vabanenud lendamishirmust, siis kas see oli sügava vee hirm, madude hirm, veel mingi hirm. Need asjad lihtsalt nagu kaovad, sellepärast et hirm on illusioon. Hirm asub alati tulevikus. Kui me oleme täielikult olevikus, siis me ei saa hirmu tunda. Ju, sellepärast, et see on ju, see on, aga mis siis, kui järgmisel hetkel juhtub see, hirm on alati tulevikus. Tulevikku ei ole olemas. Võib ka minevikust võtta mingisuguse. Aga igal juhul ei ole see olevikus. Ei ole olevikus, ei ole. Ja tegelikult on alati ka, kui ta võtab minevikust mingi nagu viite, et äkki see juhtub, siis ta ju kardab seda, et see juhtub tulevikus. Just, hakkab läbi selle uuesti looma uuesti juurde, eks? Ja. Et ainult asi on see tähtsuse tähenduse ära võtmine ja lahti ühendamine sellest. Ja lõpuni tundmine ka. Lõpuni tundmine, et ma kogen sellest nagu lõpuni läbi. Ja usaldada, et see, mis tuleb füüsilisest reaalsusest, et kui hakata neid kogemusi vaatama selle pilguga, et see ei ole isiklik, vaid see on minu ärkamiseks. Ja kuidas ma nüüd saan teadlikum olla, et mis see teadlik tegelikult tähendab, et märgata ei ole teadlik, et ma ei ole inimene, ma olen teadvus, aga mu inimene saab, mu süsteem saab selle ärgata sellest unest, et see emotsioon tuleb sellest asjast. Emotsioon on inimese sees. Mikri vastu. Äge. Kas ise näed ka, et kuhu sa ise praegult liigud või sa täiesti nagu usaldad kogu aeg seda, mis tuleb? Tegelikult ma ei liigu ju kuskile, ma olen. Oled ja lihtsalt vaatad siis? Ma lihtsalt olen. Ja lihtsalt vaatad siis? No kõik on tegelikult lihtsalt olek. Et aega ei ole olemas, see on me jõudnud väga sellest ajast rääkida, aga kui inimene ärkab sinna teadvusesse, siis ta kogeb seda, et aega ei ole olemas ja nagu kogeb seda. See on sama asi, mis ma kogesin, et ma olin teadvus ja ring oli, ma olin kõik ühes hetkes, eks? Ja samamoodi võivad need asjad hakkavad tavaliselt juhtuma inimestel, et nad näevad natuke selliseid veidraid asju füüsilises reaalsuses, et nagu asjad nagu pilt jookseb 2 korda näiteks. Üks ja sama asi, mis just oli, on uuesti. Mõtled, mis see on. See näitab, et see ei ole lukus asi, see mateeria, vaid natuke rohkem nagu virtuaalreaalsus. Et see läheb väga lõbusaks. Pluss igasugused sellised kogemused tekivad, et inimesed muidu on ju, mida rohkem nad aega mõõdavad, seda rohkem lukus see tundub olevat ja seda vähem seda on tavaliselt. Või see on see kogemus, aga tegelikult ei saa näidata mulle ei tulevikku ega minevikku. Kõik ongi sama aegselt, sa lihtsalt valid, mis pildi peale sa teadvusega valgust näitad nii-öelda ja siis see on. Inimkogemus, meie keha, ta ju tegelikult vananeb ka mitte ju eile ega homme või praeguses hetkes. Et ma olin... Vananeb? No mitte vananeb, ta muutub ju mingit moodi. No, ta lihtsalt on. Ta lihtsalt on, eks? Tegelikult on see ja siis on see ja siis on see. Muutumist selles mõttes ei ole. Okay. Kõik on sama aegselt. See on juba nagu järgmise podcasti teema. See on juba järgmise podcasti teema. Mul on tunne, aga see on üks väga põnev asi. Jaa. Et hakkame vaikselt seda kokku tõmbama. On sul endal võib-olla midagi seal lõppu midagi nagu öelda, võib-olla mida sa tahaksid öelda, võib-olla siis inimestel, kes täna sind jälgivad ja vaatavad? Ma tõesti ei tea, mul tavaliselt ei ole sellist lõpuhüüjad või mingid laused, sest et see on lihtsalt nii loomulik, kuidas sa mind siin oled avanud ja nii tore vestlus on olnud tõesti. Ja võib-olla seda ikkagi, et see olek, kui keegi nüüd tahab ärkama hakata, et okei, ma tahan sellesse olekusse jõuda, et ma mäletan, et ma ei ole inimene. See olek, millega sellele läheneda, peaks kõigepealt olema valitud, et see ei ole mingi asi, mis päästab mind millestki, sest kohe jällegi, siis on nagu elu on see süüdlane, inimene ise on ohver ja ootab, et mingi programm päästaks, seda ei juhtu, sellepärast, et kui ta tajub ennast ohvrina, siis ta loob seda sama pilti. Ja see olek peaks olema istuda sellega, kuni sa jõuad selleni, et on kergus. Sest selle saab valida.
tegelikult ei ole midagi kaalul. Tuleb valida ja mitte jõuga siis, vaid nii kaua seedida neid asju, kuni sa jõuad selline, et ma saan valida, kui ma nagunii 3Ds toimuvat kontrollida ei saa, siis ma saan ju valida, kas ma võtan seda asja raskusega või kergusega. See on minust väga hea kood, mis sa praegu ütlesid, et tegelikult ei ole ju mitte midagi kaalul. Ei olegi. See on nagu ülivõimas kood. Tegelikult ei ole mitte midagi kaalul. Ei ole, ja kui sa näed seda asja, mida sa arvasid, et kaalul on su jaoks, siis ta jääb naerma. No just. Kui sa sinna päriselt nagu vastu puutud. Kui sa istud ja vaatad seda, ja. mida sa üle tähtsustad jälle, eks. Et võib-olla see hea sõnum, et vaatan, mida ma tähtsustan üle. Ja, no seal on võti. Selles ongi võti. Ülimalt hea meel, et see, mida me täna siin ju lõime ka, me ei valmistanud ette. See, mis tuli. Ei, mitte midagi. Et see, mis tuli, see tuli ja ma usun, et ma isegi võib-olla tegelikult ju tajun ja näen juba, et tuleb teine osa siia. Kus me räägime... See tuli enne algust meil juba. Et suur tänu sulle, et sa tulid. Aitäh, et sa kutsusid mind. Ja tõeliselt nauditav tõesti oli see omavaheline rääkimine ja ma usun, et kui sa natukenegi siit midagi endaga kaasa võtad või lased enda sisse maanduda, et ma usun, et see avardab väga võimsalt sinu teadvust ja ma usun, et see hetk tuleb, kui me istume siis jälle võib-olla koos ja jagame jälle uut kohta, et ma südamest tänan, et sa tulid ja olen väga tänulik kõigest. Ma juba tean, et räägime tingimusteta õnnetundest siis. See on väga hea. Üks suur asi, mida inimesed kardavad ja tahavad samal ajal. Tingimusteta õnnetunne. Jah. No see on väga huvitav teema. Aitäh sulle. Aitäh, Raivo. Ciao. Our hero claims a warrior's heart. I tell you, the dragon born